Tere, ilusat päeva teile täna, ilusat suvepäeva. Minul on siin Hispaanias muidugi suvi kogu aeg. Ma võiksin teile iga päev soovida head suvepäeva, sest see tekitab head tuju muidugi ja päikest ja täna on päike hästi kõrgel ka ja väga kuum on siin. Inimesed juba ammu ujuvad ja päevitavad, aga mina tundsin seda, et ma soovin teile jälle midagi öelda enda südametuumast. Ja kohvitass on mul jälle kaasas, hommikukohvi joomata ja värsked mõtted siin. Täna hommiku siis ma mõtisklesingi selle üle, et eelmine kord sai räägitud sellistest vastandumistest. Et kuidas meie elame nagu duaalses maailmas, kus kõik asjad, kõik meie energiat, meie suhted, on olemas ju pluss ja miinus energiat, eks ole. Patareides on ka plussid ja miinused olemas ja inimeste sees on plussid, miinused olemas. Ja me olemegi tegelikult sisuliselt, me oleme küll nagu üks energia, jälle hakkavad koerad tulema meid siin trigerdama. Meie koer on juba kõrri, tasa. Teda väga erutab see, kui siit mingid kas inimesed või koerad mööda lähevad ja see trigerdab jälle teda. Kõrri, tasa. Aga me ei tea, kas me saame seda videot jätkata või tasa. Proovin siit edasi jätkata. Mul on väga selline, koer on alati kuidagi ergastub ja erutub, kui tulevad teatud energiatega inimesed või koerad või mingid loomad üldse. Ja siis ta läheb väga pöördesse, et ta hakkab kohe ulguma ja aukumine tuleb pigem selline, nagu kui on selline agressiivne energia õhus või selline asi, mis talle ei meeldi. Aga ulgumine hakkab siis, kui talle kas inimene väga meeldib või see kuidagi tõmbab tema mingisugused energiat üles, eriti kui inimesed teevad porgandi häält sellist, kui armas kutsu. No vot. Ja mina jätkan siis minu koer läheb selle porgandi hääle peale väga pöördesse. Ja me inimesed lähme täpselt samamoodi pöördesse vahetevahel, et tekivad nagu mingid vastavad energiat. See ei ole alati üldse nii, et keegi nagu ütleb midagi. Keegi ei peagi alati midagi ütlema või kui ta ütleb veel mingit sellist nagu üsna trigerdavat asja, mis tõmbab sul mingisuguse negatiivse mälestuse üles näiteks, siis see ongi see koht, kus me reageerime nagu sellele. Siis tekib see trigger, see ärritab, tekivad niimoodi energiasärinad, nagu pluss-miinus hakkab kohe tööle. Ja seda tunned kohe kehast. See on kohe keha läheb selliseks, kehas hakkavad teatud mingid närvilõpmed tööle ja sul võid minna seest kuumaks näiteks ja mis iganes. Aga kas see on nagu südamega siis ühenduses? Pigem kui tekib selline negatiivne trigger või reaktsioon, siis see on see koht, mida tuleb enda sees nüüd üle vaadata või nagu hakata jälgima või tervendama, sest tervendama selles mõttes, et ega me haiged ei ole, aga see on meil olnud mingisugune selline haava või valus koht, et näiteks kui keegi sinuga manipuleerib või sa tajud, et sinuga manipuleeritakse parajasti. Ükskõik, kas see on sõnaline või mittesõnaline, vahet ei ole, siis tekib selline tunne, et su keha hakkab sellele kohe reageerima nagu. et
see toob sust üles mingisuguse mälestuse kuskilt, võib-olla lapsepõlvest näiteks. See ei peagi olema üldse, et sul eelmine kaaslane tegi midagi. See on kindlasti mingisuguse lähedase inimesega seotud, sellepärast et kõige lähemale meie haavatavasse kohta ehk siis südamesse pääseb ju ainult meie lähedane inimene, mitte keegi väljaspool, keegi nagu võõras inimene, kelle vastu meil ei ole emotsioone. See on ikkagi seotud mingisuguste nagu lähedaste inimestega. Ja siis kui me satume mingis teises olukorras konfliktsituatsiooni või see tekitab konflikti, veel kord kordan, et see ei tähenda seda, et me lähme kaklema, vaid see tähendab seda, et see konflikt tekib sinu sees. Ehk siis pluss-miinus lähevad kokku. Siis ja tekib nagu see, et sa hakkad nagu hetkeks südame keskusest ka eemalduma. Eriti näiteks eemalduvad need inimesed, kes reageerivad karjudes, hakkavad karjuma. Siis see tegelikult peegeldab seda, et kui inimene karjub juba, siis ta on väga kaugel enda hetkel sellest südamekeskusest. Minu teemad, eks ole, nüüd hakkate juba aru saama, on südamekeskuse ümber tegelikult ja energiatega. Et ma ei hakka siin rääkima mingisugustest kellegi kaklemistest ega mingitest konfliktidest. Psühholoogid tegelevad sellega, kliinilised psühholoogid või siis mingisugused konstellatsiooniterapeudid, aga mina olen keskendunud, tegelikult ma ei ole ei terapeut ega psühholoog, vaid ma olen kogeja, ma kogen ise ja ma jagan autentselt oma tunnetusi teile. Ma ei panegi silti endale külge, et kes ma olen, et olen ma terapeut või kes iganes. Ma olen inimene, ma olen täpselt samasugune inimene nagu teiegi. Ja jagan lihtsalt oma tunnetusi, autentseid tunnetusi, mis tulevad mul seest poolt. Informatsiooni. Ja see ongi see, et miks me siis nagu reageerime nendele asjadele, see on see, et meil tulevad üles mingisugused vanad kehasse talletunud mälestused. See isegi ei pea olema niimoodi, et see võib olla hingemäluga isegi seotud, et see ei pea olema niimoodi, et nüüd selles elus, kus sa nüüd praegu elad, keegi trigerdas sind, keegi tegi mingisuguse asja, mis sulle haava tekitas ja siis hakkad sa hilisemas elus sellele reageerima, vaid see võib olla seotud isegi varasemate eludega, ehk siis hingemälu kaudu. See võib niimoodi ka olla. Et hing toob kaasa selle kogemuse. Sest kui me hingedena rändame kehast kehasse, siis tegelikult tuleb kaasa ka see kogemus, mis me oleme juba varem saanud. Ja läbi elude on kahtlemata meile tehtud ka päris palju hingevalusid, hingehaavasid on tekitatud. Me ei saa kellelegi näpuga näidata, kes seda tegi, aga me saame teha seda, et me pöörame sellele hetkele tähelepanu, kui järsku keegi meid hetkel, tavaliselt on see sulle lähedane inimene või inimene, keda sa väga armastad, see inimene võib trigerdada sind. Ega seda talle ei saa pahaks panna, ta teeb seda tahtmatult, mõnikord tehakse ka teadlikult, mõnikord tehakse kohe manipulatiivselt. Ta teab, et ta seda teeb, aga hoidku selle eest, kui see on veel teadlikult tehtud, sest see on juba siis nagu, see on niisugune nartsissistlik käitumine juba.
tegelikult läheb ära. Tegelikult elab ka see inimene, kes näiteks meelega teeb sulle mingi sellise, kes tunnetab su neid valukohtasid ja teeb meelega sulle sellise trigeri, et sind nagu ärritada või sinu käest nagu selle energia kätte saada, siis on niimoodi tegelikult, et sellel inimesel on endal ka tervendamata valukohad. Ehk siis temale on tehtud kunagi. Keegi on teda mingis olukorras jätnud nendesse haavadesse või öelnud talle midagi, teinud talle võib-olla isegi füüsiliselt, me ei oska öelda, aga fakt on see, et see inimene, kes hakkab kellegi teisega teadlikult manipuleerima, näiteks ega manipulatsioon ei ole mingi selline asi, et sa ütled mingi sõna, torkad niimoodi, see võib olla nii peenel tasemel, et sa isegi ei pane seda tähele. Ta isegi ei peagi mitte midagi ütlema, ta võib isegi vait olla, aga tema energia on see, mis ja kusjuures see võib olla ka teadlikult juhitud. Nii et tegelikult need sellised varjatud manipulatsioonid, näiteks ma toon näite, mis on see selline varjatud manipulatsioon, on just see, kui näiteks sa ütled midagi, inimene vihastab su peale, enda sees võib-olla ta isegi ei näita välja, aga ta ei hakka sinuga enam rääkima. Ta on nagu täiesti nagu pilt on, häält ei ole või siis ei ole piltigi. Võib-olla ei ole piltigi, kõik pildid ka koristatakse ära, aga tema energia on see, mis hoiab sind kinni või on kuidagi niimoodi, et isegi kui sa temaga räägid, isegi kui sa ilusti selgitad, püüad midagi seal heaga nagu asju ajada, siis see passiiv-agressiivsus jätkub tegelikult. See on näiteks selline. Ja see kusjuures mõjubki teatud mõttes agressiivselt selles mõttes, et kindlasti on väga paljudes kodudes on ka sellist asja, et mees ja naine lähevad omavahel tülli, üks läheb ühte tuppa, paneb ukse paugu kinni, ei hakka seda asja lahendama, vaid põgeneb tegelikult. Mul on seda eelmistes suhetes ka olnud, et põgenetakse teise tuppa, uks pauguga kinni ja selle asemel, et nagu otse nagu asjad selgeks arutada, et kus meil siin nüüd see möödarääkivus või see trigger tekkis, joostakse minema ja jäetakse siin sellesse olukorda, aga umbes nii, et sina oled süüdi, aga tegelikult on ju see, et asi on lahendamata. Asi on meil omavahel, see möödarääkivus on lahendamata tegelikult. Ja üks lihtsalt põgeneb, teine üritab lahendada. Ja siis tekibki see duaalsus, see kokkupõrge, et üks jääbki sinna nii-öelda selle süüdlasena ripakile, kuigi ta ei pruugi süüdi olla. Aga see vaikiv olek paneb teda sellesse olukorda, et just sina oled süüdi. Just sina oled süüdi. Et tema nüüd sinuga rääkida ei taha. Ja nii edasi. Selliseid asju on väga palju, aga see on juba niimoodi, et minu meelest, kui on üritatud asja nagu lahendada ja siis veel see ka jätkub, siis tegelikult on see sihilik juba. See on nagu tegelikult täiesti teadlik manipulatsioon, ehk siis rahvakeeli gaasitamine. Tegelikult see on ka see, et sa tajud ära selle, et sinuga tahetakse tegelikult, sinu üle tahetakse domineerida, et sina oled see pisem ja tema on siis see suurem. Ja kui sa selliseid asju hakkad nagu läbi nägema, siis see ongi see, kus see tegelikult ei olegi halb. See ei ole halb. Ja teate, miks ei ole halb?
noh, mõni ütleks kohe, et aga see on ju halb, on ju. Ei, tegelikult see ei ole halb, see teeb sind tugevamaks, sellepärast et vot siin hakkabki nüüd see ühendumise koht, et me ei vastandu, me ei lähe duaalsusse. Kuigi see on duaalne olukord, on. Aga me ühendume sellega, et teeme sellest halvast olukorrast endale hea. See oskus on vajalik omandada tegelikult. Et isegi kui sa oled selline inimene, et sa tahad asju lahendada kiiresti, kohe, nagu mina olen selline tegelikult, ma ei taha vinduvaid suhteid, ma ei taha vindumisi ja selliseid lahendamata konflikte, vabandust, vaid hääl kisub kohe kisub ära, eks. Minule väga meeldib kiiresti lahendada asju, nii et järgmine päev oleks hea nagu hommikul üles ärgata, on hea tunne. Ja tegelikult ongi, samas on teistmoodi inimesi, kes ei taha sinuga neid asju kohe lahendada, tahavad, et need asjad kestaks kaua. Ja see on, nendel on lihtsalt endal sellised lahendamata probleemid tegelikult. Aga mis plussi sina sellest saad? Koera tuldi juba ootama siin, sellepärast ma praegu tegin väikse keelu, et mul läheb koer nii pöördesse. Mis kasu sina sellest saad? Kasu on see või see tugevus on see, et sa õpid läbi nägema selliseid asju. Ja kui need olukorrad jätkuvad pikalt või keegi veel teeb sulle seda või hakkavad sa oled juba nii palju tugev, et kas sa ei reageeri sellele või sa juba tead, see on nüüd jälle see. Ja tegelikult kasvab see, et sellest võib isegi endale hakata nagu plussi tekitama. Minu pluss näiteks on see, et ma õppisin ennast läbi selle väljendama. Kui minuga rääkida ei taheta, siis ma räägin ise. Ja vot see ongi, et näiteks minul on olnud läbi elu selline halb kogemus sellega, et kuna koolis tunnis ma kartsin näiteks vastatagi, sest ma kartsin, et mind vaadatakse nagu tühistavalt või hakatakse naerma või ühesõnaga, kui ma tõusin püsti, ma punastasin esimese asjana ja hakkasin seelikut rullima. Ja ei tulnud sõnagi suus, siis oli muidugi naerukoht kõigil jälle. Et see ongi see, et mul on läbi elu olnud nagu see esinemise ja rääkimise ja enda väljendamise koha pealt, isegi verbaalselt, on olnud tohutu tõrge tegelikult. Aga läbi just nende triggerite, mis mulle on siis nagu teiselt poolt tehtud, kas siis teadlikult, alateadlikult või kogemata, ma ei tea, kuidagi, kõike tuleb ju ette. Eriti lähedaste inimeste poolt. Ja siis ongi see, et ma olen läbi selle nagu alles hiljuti, et ma olen õppinud ennast väljendama ja selle eest ma olen väga tänulik. Ma olen eriti tänulik selle eest oma kaksikleegile. Ja just see, et ma nüüd tunnen, et ma julgen siit kohast, sellest südamest lõpuks tõelisi asju rääkida. Neid asju, mida ma mitte kunagi pole suutnud väljendada.
ja see on tegelikult, see on minu tugevdamine, sest ma olen muutunud enda jaoks nagu tugevaks, ma olen muutunud enda jaoks liidriks. Et ärge kunagi alahinnake seda, et su ellu tuleb konflikt või miski trigerdab sind, miski toob sust üles selle mingisuguse konflikti, toob sinust üles mingisuguse olukorra, kus sa ärritud ja erutud ja lähed endast välja. Võib-olla isegi ütled midagi, mis omakorda teist inimest trigerdab ja see on nagu lumepall, loobid niimoodi. Et see ei ole muidugi viisakas ega ilus. Eile just juhtus selline huvitav kogemus mul veel, et selles töökohas, kus ma praegu elan, ehk siis minu selles juuksuritoas, seal kõrval on üks suur maja, kus inimesed käivad pidutsemas. Hispaanlased ja kõik sellised. Ja ma istusin terrassil ja järsku kuulen, et mingisugune lärrakas käib, mingi asi kukkus maa, ma ei tea, mis see oli, mingi kõva tahke asi. Läks katki muidugi. No see pidi isegi mingi aparaat ilmselt olema või ma ei kujuta ette. Ja siis tekkis kõigepealt vaikus, selline haudvaikus, selline nagu, vot siin oli nagu see särisemise koht, eks. Ja kus siis tuli järgmine pauk oli see, et ilmselt omanik või Hispaania mees hakkas väga kõva häälega karjuma. Karjus seal kellegi peale, ilmselt kas see oli siis töötaja või igal juhul kindlasti see lõhkuja. Ja see mees, ühesõnaga ta kohe seda detsibelli tuli nii, et minul oli ka kõrvad lukus juba. Aga ise ma naersin muidugi. Ja siis kuulsin, kuidas keegi siis talle nagu midagi vastu siis proovis seletada, et miks nii juhtus või ilmselt, see oli hispaaniakeelne tekst, ega ma ei tea, mis nad seal rääkisid. Aga see konflikt oli siis siis selle mehe, see detsibel tõusis veel paar pügalat ülespoole. Tema elas enda viha välja parajasti. Ilmselt tema mingisugune tähtis asi rikuti ära või lõhuti. Ja siis oligi hästi lahe, kuidas kõigepealt ta paugutas seal ära, siis teised proovisid midagi seletada talle, rahustada teda ilmselt. Aga see ei rahustanud teda. Ja siis jäid kõik vakka järsku. Ühesõnaga, see pinge seal siis särises edasi, ma ei tea, mis siis edasi juhtus, aga fakt on see, et hispaanlastel on üldse see peretülid on ka niimoodi, et asjad lahendatakse kohe ära. Siin ei ole niimoodi, et see nagu eestlasel on see vindumine hästi see, et ma panen ukse kinni, ühtegi sõna ei ütle, lähen teise tuppa ja jätan asja lahendamata. Siin on hoopis vastupidi. Kohe käib see isegi häälekalt. Siin väga tihti kuuleb tänava peal ka mingisugust lärmi selles suhtes, et inimesed lihtsalt näiteks karjuvad üksteisega. Mitte, et see nüüd positiivne oleks, ma ei ütle, et see positiivne on. Aga neil on nagu see, et nad pikka vindumist või pikka viha ei pea. Seda vimma kui sellist ei ole. Neil on see äikese möll käib kohe ära pauguga, lärraki ja siis on õhk puhas. Ja siis need suhted on ka pikemad. Nad ei lahuta nii tihti kui siin Põhjamaades lahutavad inimesed, eriti Eestis. Ja põhjus ongi see, et kui tekib selline mingisugune konfliktne olukord, vastuolu, siis see lahendatakse koha peal ära. Ja siis on uus päev algab nagu uus sünd. Uus päev on teistmoodi. Ja
siit edasi ma jõuangi siis selleni, et kus siis tekib nagu see olukord, kus üks pool üldse nagu vot, kui on konflikt ja tekib see duaalsus inimeste vahel, eriti lähedaste inimeste vahel, et millal hakkab nagu see, et kas tasub vabandust paluda, kui sa oled süüdi või mitte. Või siis, kui mõlemad on süüdi, et mis siis teha, või ei ole kumbki süüdi, lihtsalt tekkis arusaamatus. Igalühel ju oma vaatenurk, eks ole. Et kunagi ei tea, millal on kellegi selline valukoht, kus tekib see nagu see solvumispunkt või see nagu see trigger, kus inimene sai pihta nagu isiklikult. Seda ei tea mitte kunagi. Teavad ainult teavad manipulaatorid. Ainult nemad teavad. Neil on kohe hea nina selle peale. Ja manipulaatorid tegelikult, nad ei aima ainult seda, et ka nende puhul hakatakse juba nägema seda mustrit nagu, et muster on nimelt see, et miks nende see käitumine muutub selliseks. Sellepärast, et see on kaitse nende mineviku valudele. Sest nad kuidagi, või siis on teatud mõttes on ka kättemaks, et keegi näiteks tuletab seda isikut meelde, kes sellel manipulaatoril kunagi siis varba peale astus ja ta hakkab nagu selle inimesega vastavalt käituma, et ta hakkabki siis seda mängu mängima, sellepärast et see tuleb tal üles minevikust, iseenda, see on tervendamata koht tegelikult. Ei tasu kellegi peale selles suhtes nagu vihane olla ega näpuga näidata, kõigil on tegelikult, sest vaata, laps tuleb ilmale ja ta ju tuleb nagu uudishimust, et seda maailma avastama ja ta ju ei tea, et tegelikult teda ootavad ka ohud ja teda hüljatakse ja tehakse ei tea mida. Ja sealt hakkabki nagu see, et miks see asi nagu selline inimestega nagu mängimine, tunnetega mängimine ja kõik see, miks see areneb? See areneb sellepärast, et kunagi on keegi väga-väga lähedane, kas siis lapsevanem või jah, kes iganes lähedane, on selle inimese jätnud mingis olukorras väga valusasse kohta, hooletusse. Ja see on tõde, kahjuks. Ja selles suhtes ongi, sealt hakkab nagu see, et osa inimesi siis, kes lähevad stressi ja kes lähevad, nagu mina olin näiteks selline, et koolis, kui kiusati mind, ma läksin hästi lukku, melanhoolseks ja tegelikult nutuseks ja nagu kuidagi tekkis täpselt selline nõrk energia, mis tõmbaski ligi mulle selliseid nagu täpselt seda vastandpoolust, seda kiuse. Vot see ongi see energia, mis pärast toimuvad koolis kiusamised üldse. Ma olen alati seda mõelnud, et huvitav, see on igas kohas, see ei ole ainult Eestis, see on Soomes samamoodi, igal pool on see. Ja selle nagu nii-öelda haigusega ei ole võimalik täiesti teda nagu ära kaotada või seda ei ole võimalik sellepärast, et seal on samamoodi erinevad energiad ja nende laste energiad on samamoodi vot nii, et nagu pluss ja miinus, et kui need tulevad erinevad sellised energiad sinna kokku, duaalsed energiad, siis üks pool on hirmuenergias, sellises nõrgas energias, mis tõmbab seda kiusajat nii-öelda
ligi kohe tõmbab ligi. Aga see kiusaja tegelikult on täpselt samamoodi hirmuenergias. See kõik on läbi ego käib. See näitab ainult seda, et inimesed ei ole oma südamekeskuses. Ainult seda näitabki. Sest südamekeskuses on meil armastuse energia. Ja kui sa pöördud nagu sinna ükskõik mis olukorras, siis tegelikult ei saa tulla nagu seda, et sa kas siis kedagi kiusad, kellegagi käitud nagu manipuleerivalt või siis ühesõnaga näitled või oled nagu, vot see kõik see selline, kõik konfliktne käitumismuster tuleb ego pinnalt, hirmu põhjast. Ja see tuleb tegelikult kuskilt väga kaugelt. Ja väga hea on, et inimesed nagu praegu üritavad sellega endast tegeleda, kaasa arvatud mina, sellepärast et minul on olnud kõiki neid selliseid konfliktseid energiaid endas tohutult palju. Ja ma tegelikult ka, kui ma veel isegi, kui ma olen oma südamekeskuses, siis ja püüan nagu tasakaalustada ennast ja mitte neid torme nagu endas tekitada või lasta neil tekkida, siis ikka, ega see alati ei ole nii, et sa siis kogu aeg oled selles stabiilses tasakaalus. Seda on veel aastaid ja aastaid võib-olla vaja õppida, kuidas nende triggeritega toime tulla, sest sa ei näe neid triggereid ette, need tulevad. Sa ei näe neid ette, selles mõttes, et ainuke asi, kus sa saad nagu õppida, on see, et kui see trigger tuleb, et sa tunned ta ära jälle. Et jälle tuli see sama trigger, next please, et ma ei võta seda enam vastu. Või annad tagasi. Ja teatud mõttes näiteks, kuidas tagasi anda seda. Tagasi võib anda niimoodi, et mina annan tagasi selle oma otsekohesusega. Ehk siis ma ütlen sellele inimesele seda, et näed, mis sa nüüd tegid. Et see, mis sa praegu kas jätsid ütlemata või ütlesid, see on see sama asi, mida ma juba kogesin. Jah. Et inimesed kardavad nagu otse öelda oma mõtteid, nad jätavad sinna kuskile kalevi alla, lükkavad vaiba alla, tegelikult põevad, mis nüüd saab, et mitte midagi ei saa tegelikult. Jääd endaks. Sa ütled selle asja välja, sa saad selle endast välja. Nii ongi. Seda ei pea tegema niimoodi, et sa lähed ja laiatad kõva häälega karjud inimese peale. Karjuda ei tohi tegelikult. Selles mõttes, et kui sa karjud, siis sa oled jälle südamest nagu eemal. Ja ei ole mõtet karjuda. Lihtsalt ütled, mida sa tundsid, mida sa mõtlesid selle juures, kui see trigger tuli. Ühesõnaga, sa lased selle emotsiooni endast läbi ja väljendad. Ja ongi järgmisel päeval hea olla. Selles mõttes, et tegelikult sa väljendad ennast. Et jah, võib-olla sellel teisel inimesel, kes sinuga niimoodi, kes võib-olla triggerdas või manipuleeris või käitus, on hetkel ka nagu ebamugav. Ja tegelikult sa tead seda, et tal on ka ebamugav.
aga see ongi see koht, kus võib-olla tekib see, et ta arvestab sellega järgmisel korral. Ta arvestab sellega ja üritab mitte enam sellest piirist üle astuda või nagu sellele punktile vajutada. Võib-olla nii. See on üks lahendus. Teine lahendus on näiteks see, et kui ei mõista, siis ei olegi vaja kokku puutuda. See on üks lahendus. Kolmas lahendus on see, et räägitakse omavahel see olukord lahti, kuidas üks nägi seda olukorda, kuidas teine nägi olukorda ja võib-olla tuleb seal see keskkoht, nagu ma eelmises videos ka rääkisin, kuidas mulle masin taheti pähe lükata. Ja mis siis sai, ma rääkisin sellest loost. Ja täpselt sama, et tuleb see asi nagu omavahel rahulikult ära seletada, et mis ebakõla siin nüüd tekkis siis tegelikult. Ja tegelikult siis ongi vaat see, et võib-olla see lahendus on hoopis see nagu vastus on kuskil sellises kohas, mida kumbki tegelikult isegi ei oska aimatagi selles mõttes, et see võib hoopis vana emade aegades olla näiteks. Aga see on niisama praegu selline hüpotees või selline väike oletus, aga tegelikult see olukord, kus see tekkis nagu, kui inimesed hakkavad omavahel kommunikeeruma, hakkavad omavahel seda asja nagu lahti rahulikult seletama, mida nägi üks ja mida nägi teine. Mitte, et läheks uuesti kaklema, vaid just sellises nagu rahulikus energias, see ei peagi samal päeval olema, see võib olla mitu päeva hiljem ka, see võib olla siis, kui on energiat rahunenud. See on nagu kõige parem, kui on energiat rahunenud, kokku saada ja see olukord nagu lahti seletada. Ja. Kui on julgust. Kui julgust ei ole, kõik inimesed ei ole nii julged, et tulla niimoodi kokku silmast silma ja hakata asju seletama. Kõik inimesed ei ole nii julged. Sinna ei saa midagi teha, see on ka okei. Igal ühel on oma valulevi, igal ühel on oma julgusaste, täitsa kuidas keegi. Mina olen näiteks see inimene, kes praeguses energias julgen silmast silma inimestega asja lahti seletama hakata. Ega ma ise ju käitun ka teinekord kellegi silmis nagu valesti ja minu lähedane inimene on ka mulle tulnud ütlema, et vaata, et seda on valus kuulata, aga ma tajun nagu seda, ma tunnetan seda, et see tuleb tal südame kohast. See valus asi, mis ta mulle ütleb, alles hiljuti oli. Ja sa seedid seda rahulikult. Ja mina näiteks sellises olukorras ma tegingi nii, et ma kontrollisin nagu igat vaatenurka ja kõiki asjaosalisi ja niimoodi. Ja siis helistasin sellele oma lähedasele tagasi ja ütlesin, et aitäh, et sa mulle puid alla panid. Et ma ütlesingi talle niimoodi, et aitäh, et sa mulle puid alla panid, sest see oli kõik õige, mis sa ütlesid. Siin ei olnud nagu seda solvumise kohtagi. Et tegelikult, kuigi valus oli küll, väga valus oli. Aga ma leidsin, et tema vaatenurk ei olnud nagu selline nagu mind, see oli nagu omamoodi austav isegi, et ja armastuse põhjast tulev, austav ja armastuse põhjast tulev ja ma otsustasingi, et tal on tegelikult tema vaatenurgas on õigus
ja siis me rääkisimegi nagu lahti selle asja omavahel. Ja ta ütles ka, et tema ei tahtnud seda mulle öelda, aga ta tundis, ta peab seda mulle ütlema, et tal oli ka valus mulle seda öelda. Et see ongi see, et mis see valu ei ole alati nagu halb, et valu on teinekord see, et seal ongi teinekord tõde. Valu sisaldab tõde ja see ei ole alati sellest nagu ego kohast, et oi, mulle tehti haiget, vaid teinekord on valu, isegi südamekeskuses on väga valus võib-olla. Kui minul näiteks, kui ma olen tunnetanud näiteks seda, et minu kaksikleegi energia tuleb minu südamesse ja ma tunnetan, et tal on mingi probleem kuskil, mida ma ei tea, siis minu süda hakkab tohutult valutama. Mul on nagu selline nagu põlemise efekt tegib. Nagu selline tunne, et mu süda põleb lihtsalt ära. No. Et see lihtsalt plahvatab, see tekib selline hästi terav valu. Ja see läheb mingis hetkes mööda nagu rahulikult, aga see kuidagi kohe tekib. Mina tunnen, et tal on kuskil mingi konflikt või midagi on pahasti või on tal tervisega midagi või tunneb ta ennast halvasti lihtsalt, siis mina tunnen selle ära. Mul südames kohe hakkab see valu käima. Ja võt selles suhtes ongi, et valu on selleks, et inimene ärkaks. Tegelikult ongi selleks. Valu on selleks, et inimene tõuseks sellest kohast üles, kus ta hetkel uinunud on. Kus ta ei näe. Ja valule tulebki tähelepanu pöörata. Teinekord muidugi need trigerdajad või ütleme need ka manipulaatorid ja kõik on millekski saadetud, need on kõrgemalt poolt teatud mõttes, et nad tõmbavad sus mingi valu üles, eks ole. Sul on valus, tohutult valus, et sulle niimoodi tehti ja niimoodi öeldi ja sinu piiridest tallati üle ja sinu ühesõnaga ei austatud ja ühesõnaga igasugused sellised tunded tekivad, siis ma arvan, et see on see ärkamise koht, kus sa peadki nüüd sellele valule nagu tähelepanu pöörama ja sellega tegelema hakkama. Keerama selle halva asja või valusa asja heaks. Ja tegelikult on niimoodi võimalik isegi südame valust üle saada. Mina olen ükskord saanud südame valust niimoodi üle, mul oli väga tohutu südamevalu, mul tekkis see jälle seoses kaksikleegiga, aga mul tekkis tohutu, siis kui me lahku põrkusime, siis mul oli nii suur südamevalu, selline, et mul oli selline tunne, et ma lihtsalt suren ära, nii valus oli. Ja mida ma siis tegin? Ma läksin sügavasse meditatsiooni ja palusin Miikaelilt seda, et ta viiks selle südamevalu minust ära. Siis ma lasin kõik enda keha ja energiat vabaks, lihtsalt lõdvestusin, läksin kohalolusse. Palusin ja hästi sügavalt palusin. See ei ole niimoodi, et ütled lihtsalt, et Miikael, ole hea, vii minu see südamevalusid minema. Ma nagu hästi sügavuti südame kaudu palusin, et see peabki tulema hästi sügavalt. Et ta viiks minust selle südamevalu ära ja tooks asemele hingerahu. Et vabasta mind sellest. Ja siis ma tunnetasin seda, kuidas ma nagu hõljusin niimoodi. Hõljusin seal
selles meditatsiooni, nagu enda sees muidugi, tunnetasin seda, kuidas mind kanti nagu patjadel või kätel kuskile. Niimoodi, et mina olin lihtsalt niimoodi nagu patjadel. Ja mind kanti. Tundsin, kuidas mu keha läks väga kergeks. Ja see hingevalu või see, mis mind tohutult kraapis seest, see hakkas kuhugi niimoodi hajuma nagu. Tohutult hajus niimoodi. Ja see on kohe täiesti füüsiliselt tunda. Ja see protsess kestis nii, et ma jäin selle sees nagu magama lihtsalt. Ja ma tunnetasin ka seda, et tegelikult oli minu kaksikleegi hing oli seal juures. Ta oli kaasa aitamas sellele. Ja see oli tõesti huvitav kogemus, aga ma soovitan igal juhul, kui kellelgi on väga suur selline südamevalu sees, et kraapib, ei saa olla enam, siis proovida järgi see asi, see tasakaalupunkti jõudmine, see, et sa lähed oma südame. Tegelikult ma isegi ei mõelnud sellel hetkel, et ma keskendun südamele, vaid ma keskendusingi ainult sellele enda südamerahu saamisele, et ma palusin Miikaeli selle endast ära viia kosmosesse. Ja siis, kui ma järgmisel hommikul ärkasin, siis teate, ma ärkasin üles, mul oli nii kerge olla, tegin veel pannkooke ja mul oli kuidagi niisugune, tõesti, mu keha oli kerge, ma ise olin kerge ja nagu oleks see valu ära pühitud. Vot see ongi, et tegelikult sellised soovid ja meie need, kõik see valu ja kõik, mis tuleb hästi sügavalt südamest, seda sa pead paluma ka hästi sügavalt südamest. See on nagu kõigega seotud, see ei ole ainult südamevaluga seotud, see on millega iganes. Ja selleks ongi vaja nagu enda südamega ühenduses olla. Sellepärast, et kui sa oled oma südamega ühenduses, siis sa oled oma hingega ühenduses. Ja kui sa oled oma hingega ühenduses, siis tegelikult sul on võimalik kõik need triggerid ära lahendada. Kõik, mis väljaspoolt sulle tulevad. Ka need, kes teevad seda meelega. Et mina ütlen aitäh neile. Ma ei ole üldse vihane ega pahane, ma olen kasvanud. Eks kõik, mis kellelegi tehakse, kõik, mis öeldakse, see omamoodi ringleb ju, kogu need energiad ju ringlevad. Ja see tuleb tegelikult omal kombel tuleb see alati inimesele tagasi, kes midagi meelega teeb. See tuleb alati. Ja see tasakaal lihtsalt, maailmas on olemas harmoonia, sinu sees on harmoonia, igal pool on harmoonia selles mõttes, et kõik, mis sa välja annad, kõik tuleb ringiga tagasi. Kas ta ei pruugi kohe tulla, ta tuleb mingil muul moel. Aga fakt on see, et see nii on. Ja miks see nii on? Miks on see nii? Sellepärast, et me oleme tegelikult üks energia, üks tervik oleme. Me oleme ühenduses. Ja see, mis sa nagu ühelt poolt nagu kas rohkem välja annad või liiga palju võtad, see pannakse looduse poolt tasakaalu. See pannakse juba teiselt poolt nagu hakatakse sellega tegelema, et see tasakaal ja harmoonia tekiks. Kõrri! Näeb siin ühte koera jälle, ma ütlen. No vot, tema jaoks on see on tema tasakaalutus, et kui tema näeb koera, siis tal kohe see on niisugune trigger. Ja nii see paraku on. Et
sellepärast peab loomagi tasakaalu enda sees, ennast väljaspool ja noh, mis on sees, see on ka väljas, mis on üleval, see on ka all. Et tegelikult ongi, et mis sult ära võetakse, see tuleb teistpidi tagasi nii võtjale kui andjale, absoluutselt kõik on nagu nii, et isegi pead ei pea murdma selle pärast. Et sellega ma praegu oma mõttega lõpetan, et mitte tasakaalust välja minna, sest minu arust ongi üks õige koht lõpetamiseks see, kui sa ütled, et ma andestan kõik. Ma andestan ka nendele trigerdajatele, ma andestan nendele manipulaatoritele, ma andestan kõigele, kes minu südamele valu teevad. Sellepärast, et see on mulle endale hea. Sellepärast, et ja ma pean eelkõige loomulikult andestama endale, et ma üldse reageerisin ja erutusin ja endale haiget tegin. Nii et tegelikult mul siin juba keegi annab kepiga märku, et lõpetage. See vanamees on siin. Et igal juhul elame andestuses, elame südamega kooskõlas ja ärme kellegi peale vimma kanna. Aitäh teile, kallid!